Tere, mina olen Martin Lengi, Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse direktor ja mul on väga hea meel tervitada siin Euroopa liikuvusnädalal ja autovaba päeva eel keskkonna ja transpordi teemalises vestlusringis Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektorit härra Hendrik Ololeid. Tere! Majandus- ja taristuministrit härra Taavi Aasa. Tervist! Ja Transpordiameti peadirektorit härra Kaido Padarit. Tere! Tere! Euroopa liikuvusnädalat ja autovaba päeva on eelkõige peetud selleks, et tõstatada linnade liikuvuse ja keskkonna teemasid. Ja läheme kohe asja juurde. Milliseks peaks kujunema Euroopa Liidu ja riigi tasandi roll linnade liikuvuse kujundamisel? Härra Hendrik Olulei, sõna kõigepealt teile. Suur tänu ja tore, et saame täna sellel teemal natukene mõtteid vahetada just nimelt Euroopa liikuvuse nädala kontekstis, mida on nüüd tehtud 20 aastat, tähistame siis väikest juubelit ja mis on kujunenud täiesti omaette brändiks, sellepärast et selles osalevad linnad kuskil 50 riigist praktiliselt igal kontinendil isegi. Ja lisaks sellele siis on see hea võimalus juhtida tähelepanu paljudele nendele väljakutsetele, millega linnad silmitsi seisavad. Ja kui linnadest rääkida ja siin tore on ka olla koos taristu ja majandusministri härra Aasaga, siis endise Tallinna linnapea, kes palju õnne, Tallinna sai just jällegi väärika auhinna, nimelt Euroopa roheline pealinn ja ma arvan, et ka sina kui endine linnapea oled oma panuse selleks teinud ja kindlasti ka suud healt meelt sellest saad, et see niimoodi on läinud. Tõepoolest, et see ei ole üldse mitte nii tavapärane ja see konkurents oli päris kõva, need erinevad kriteeriumid, mida seal erinevate linnade vahel siis mõõdeti. Neid oli päris palju ja see näitab ikkagi, et tehakse õigeid asju ja seda pannakse tähele. Aga nüüd jõuamegi sinna, et kuidas seda kõige paremini neid lahendusi ellu viia ja kuidas saab nii-öelda Euroopa Liidu tasand, riigi tasand ja kohalik omavalitsus ehk linna tasand, kuidas nad saavad omavahel koostööd teha. Ja see on natuke tundlik teema meie jaoks nimelt Euroopa Liidu poole pealt just nimelt sellepärast, et üks selline mõiste, mida palju kasutatakse ja mille üle just tuleb tihti peale, kui sa oled Euroopa Liidu tasandil tööl, väga pead olema ettevaatlik, on subsidiaarsus, ehk siis mille põhimõte tähendab seda, et otsused tuleb teha just nimelt sellel tasandil, kus on kõige mõistlikumaid otsuseid teha, eks ole. Ja see ongi just see, et kuivõrd palju näiteks Euroopa Liidu tasandil peab ütlema ette kohalikule omavalitsusele, kuidas ta oma kohalikku elu korraldab. Samas, kui me räägime mobiilsusest, kui me räägime liikuvusest, eks ole, transpordist, siis on selge, et seal on väga palju ühtseid trende, seal on väga palju ka olulist, ütleme, sellist tausta, mida on vaja kokku leppida ja seda ka tihti veel Euroopa Liidu tasandil selleks, et kohalik tasand saaks teha neid järgmiseid samme, mis tähendab seda, et üks ja sama asi ei pruugi sobida kõigile, aga samas peab olema mingisugused üldised ühtsed põhimõtted ja me lähtumegi sellest, et üritada kuidagi neid ühtseid põhimõtteid kokku traageldada, et üks selline lähenemine on just nimelt läbi siis selles linna transpordi poliitika, mida me praegusel hetkel ka üle vaatame, ehk siis tegelikult selle pandeemiaga on palju muutunud, inimeste eelistused on muutunud, ma olen kindel, me saame sellest pärast rohkem rääkida, aga selle kaudu, eks ole, siis luua ka need tingimused tegelikult, ütleme natuke ka seda porgandit ja vitsa, eks ole ju, et sul on ka mingisugused eelised, mida sa saad, kui sa mingisugused poliitikad ellu viid. Ja üks lähtekoht selleks on just nimelt nende säästlike linnade liikuvusplaanide või liikuvuskavade koostamine, mida me väga Euroopa tasandilt toetame, võiks isegi öelda, eeldame, et kõikidel linnadel on need olemas, kuna läbi selle saavad linnad oma tegevust planeerida. Ja siin ongi nagu hea, et me anname nagu need raamid ette ja samas, eks ole, linn peaks selle siis täitma, kes seda teeb, täitma sellega, kuidas ta seda tahab saavutada, kuidas muuta seda elukeskkonda inimesele meeldivamaks, kuidas muuta seda liikuvust erinevates linnades lihtsamaks ja mis on hästi oluline, eks ole, paljude linnade puhul näeme seda ka Tallinna puhul, eks ole, et kuidas nendest lähiümbruse valdadest, et kuna paljud inimesed käivad seal tööl, kuidas nüüd ühendada ka need, eks ole, niimoodi, et see liikumine oleks võimalikult sujuv, võimalikult mugav,
kättesaadav, eks ole, ja mis on, eks ole, need võimalused, mille kaudu inimesed on valmis oma auto näiteks maha jätma, kasutama ühistransporti või siis kasutama ka neid nii-öelda personaalseid transpordilahendusi, mis kindlasti viimase 18 kuuga on tulnud väga jõuliselt meie linnakeskkonda ja muidugi sealt edasi, eks ole, paljud sellised linnatasandil tehtavad otsused, kuidas, eks ole, korraldada rattaliiklust ja nii edasi. Nii et neid asju on palju, ideaalseid lahendusi, mida teha erinevatel tasanditel ei ole. Koostöö on hästi oluline. Meie omal poolel ka koostame ka väga palju selliseid, ütleme, paneme parimad praktikat kokku, võtame seda informatsiooni erinevatelt linnadelt, eks, missuguseid lahendusi on kasutatud ja proovime siis aidata teistel linnadel neid enda jaoks sobilikuks muutma. Nii et ma arvan, et ideaalselt, nagu ma ütlen, erinevad tasandid peaksid tegema erinevaid asju ja Euroopa tasand on see, eks ole, kes siis võimaldab seda kogu üle-euroopalist teavet, üle-euroopalist kompetentsi kokku tuua ja siis nii-öelda lahti jagada. Härra Taavi Aas, kuidas teie näete riigi rolli linnalise liikuvuse kujundamisel? Kõigepealt muidugi hea on tõesti alustada sellest, et Tallinn on nüüd siis Euroopa roheline pealinn, et Tallinnast on see protsess alguse saanud. Tollasest linnapeast Jüri Ratasest Tallinn on mitmeid kordi sellele tiitlile kandideerinud, aga ma arvan, et kogu see kandideerimine iga-aastaselt, et see on olnud üks protsess, kus on kogu aeg saanud midagi õppida ja lõpuks siis läbi selle õppimise jõuda nii kaugele, et Tallinn ongi roheline pealinn. Ja kindlasti üks suur osa sellest on seotud ka liikuvusega, seotud ühistranspordiga ja ma arvan, et õige oli see, mis Hendrik ütles, et me peame vaatama tänapäeval linna natuke laiemalt ehk et transport ei lõpe linna piiriga. Tallinna puhul ma arvan, et see on ju päris selge, et meil on väga palju sellest transpordist seotud Harjumaaga ja võib-olla isegi kaugemale natukene minna. Nii et seda, et linna ja linna lähipiirkondade transporti siduda üheks tervikuks, ma arvan, et see on see roll, mida peaks riik vedama. Aga kindlasti jällegi oluline siin juures see, et riik ei saa siin olla kindlasti mitte sundija. Riik saab olla selle protsessi toetaja, aga otsused tuleb ikkagi langetada jällegi nii nagu jutt oli kohalikes omavalitsustes. Ega siin vägisi ei saa kedagi sundida raha kulutama, küll saab suunata ja kui me mõtleme riigi ja Euroopa rolli, siis see ongi pigem see, et me läbi omapoolsete toetuste suuname kohalikke omavalitsusi selles suunas, et rohkem panustataks paremasse liikuvusse. Härra Kaido Padar, kuidas te näete Transpordiameti poole pealt, rakendusliku poole pealt riigi rolli linnalise liikuvuse kujundamisel? No ma tahaks ka siit minu paremal pool härrade sõnasabast veel kinni võtta, et tegelikult ju, et kui siin oli juttu, et Suur-Tallinnas, siis ma arvan, et see Suur-Tallinn on ju 100 kilti umbes Paidesse, Rakverre ja Pärnu ja Haapsalu poole, kus siis tegelikult igapäevaselt käiakse Tallinnas tööl. Et siia juurde ma arvan, et selline liikuvuse koha pealt kindlasti saab olema, ma olen ka eelkõnelejatega nõus, et saab olema väga suur väljakutse, kui me täna vaatame näiteks sama kergliiklusvahendeid siin linnas, kui me vaatame täna dilemmat, et ühistransport versus näiteks 4-realised maanteed, et kuhu siis, mis peaks siis suunama siit, ütleme, Suur-Tallinnale 100 kilomeetri kaugusele, et millega ma siis sõidan või kui me võtame Euroopa Liidu vahendid, siis need ju selgelt mõeldakse rohkem raudteetaristu arendamise peale, selle kiiruse tõstmise peale,
et kuidas siis seda kõike planeerida ja ma olen ka nõus jah, et ainult saabki tegelikult läbi kaasamise, alati saab paremad projektid läbi kaasamise, nii et tegelikult on lähiaastatel ikkagi, ma näen seda, et kogu liikuvuse sellise planeerimised väga suured, peaksid toimuma väga suured arutelud ja diskussioonid, et ma ütlen eelkõige siis Eesti vaates, et kuhu siis ikkagi see raha panna, et veel kord, et kas ühistransport, raudtee poole peale või neljarealised, et kõik on olulised tegelikult, nii et selle koha pealt näen mina seda kõike. Tohib, ma lisaks ja veel mõningad mõtted juurde, et tegelikult, et see kõik tuleb panna, ütleme ka sellesse laiemasse konteksti ja nagu siin ka juttu oli ja ka Euroopa tasandil, eks ole, täna üks oluline poliitika on ju rohepööre. Ja see tähendab ka seda, et Euroopa Liidu vahendeid on võimalik suunata ka linna tasandil nendesse lahendustesse, mis omakorda aitavad kogu seda linnatransporti ja linnaliikuvust ka rohelisemaks ja jätkusuutlikumaks muuta. Et kas või näiteks see, et kõik bussid vahetataks välja siis kas siis, ütleme siis säästvamatel lahendustel sõitvate busside vastu. Seda on võimalik Euroopa Liidu rahadega toetada. See eeldab, eks ole, nende samade säästva linna arengukavade olemasolu. Ja need ongi need sammud, mida saab teha Euroopa tasandil selleks, et linnasid ka tagant utsitada neid omapoolseid lahendusi väga selgelt välja töötama, sellepärast, et läbi nende erinevate rahastusvõimaluste, mis toetavad just nimelt seda jätkusuutlikkust, saab ka linnade poliitikat mõjutada. Ja mis me vaatame on ka see, et kui me räägime sellest, et me tahame vähendada seda keskkonna jalajälge ja nii edasi, siis hästi palju on võimalik saada kiireid tulemusi just nimelt linnade kontekstis, sellepärast, et linnades tegelikult toodetakse väga palju CO2, aga ka veelgi enam kõiki neid väikseid ja muid osakesi, eks ole, mis meie sisse hingatava õhu ebameeldivaks muudavad ja seda kõike on võimalik vältida. Kas või alates sellest, eks ole, et näiteks Tallinna puhulgi me oleme olnud tavapäraselt Läänemerel üks kõige enam eelistatuid kruusilaevade sihtkohti. Kruusilaevad tulevad tihtipeale, kui nad, eks ole, ju randuvad, mootorid käivad jätkuvalt, eks ole, paisjatakse õhku neid erinevaid osakesi. Seda kõike saab vältida siis, eks ole, kui meil on olemas ja nõue selleks, et me paneksime need taevad, kui nad randuvad, et siis nad peavad mootorid sulgema ja saavad selle kogu vajaliku läbi elektrienergia, mis tähendab, et need võimekused on sadamas olemas. Tean, et ka Tallinna Sadam sellesse investeerib. Et need on lihtsalt sellised näited, kus Euroopa Liidu rahadega saab muuta seda keskkonda paremaks. Linnal peavad siin olema oma plaanid ja sel juhul on ka võimalus neid rahasid kasutada. Mina üldse ei vastutaks omavahel raudteetransporti ja neljarealisi teid, et me oleme nende teedega tegelikult väga palju maha jäänud ja ma arvan, et see, et me neid välja ehitame, see on pigem vigade parandus kui konkureerimine mingisuguse muu transpordiga. Et võtame näiteks 2 suunda, üks on Haapsalu, teine on Paide. Kui neljarealine saab Mäosse valmis, siis tegelikult Paidest Tallinnasse on tund aega. Isegi natuke vähem. Ja tipptunnil Tallinnas ühes linna otsast teise tulemus umbes sama. Et tegelikult see toob Paide Tallinnale lähemale ja see annab ka inimestele võimaluse elada väljapool Tallinna. Täpselt sama Haapsalu raudtee. Kui see pisikene lõigukene, mis Turbas selle valmis sai, siis Turbas oli lausa laulupidu, seal oli ikka niisugune rahvahulk kohal, et hullugu ja kinnisvara hinnad hakkasid seal kohe kiirelt tõusma, juba enne hakkasid tõusma, kohe kui ehitama hakati, hakkasid kinnisvara hinnad tõusma. Ehk kõiki neid ühendusi, neid tuleb vaadata ka kui regionaalseid projekte ja kindlasti me ei pea liikuma selles suunas, nüüd ma natuke eelmisest rollist, eks ole, pean väljas olema, et kõik ei pea Tallinnas elama, inimesed võivad elada ka Tallinnast väljaspool ja mida parema liikuvuse me tagame, seda rohkem neid ka on kindlasti, kes selle valiku teevad, seda enam. Et pandeemia on meile õpetanud, et tegelikult vähemalt kolmandiku või rohkem kontoritööst on võimalik teha niimoodi,
kontoris mitte viibides, et kindlasti on neid töökohti, mida ei saa kaugelt teha, aga kindlasti on väga palju neid töökohti, mida on võimalik kaugelt teha ja seeläbi jälle hoida linna õhku puhtama, et mitte sõita autoga iga päev ühest linna otsast teise. Sellega ma olen nõus, et tegelikult selliseid ummikuid mulle endale tundub täna ei ole veel, mis oli siin paar aastat tagasi liikluses, et see ikkagi on mõju olnud, aga mis ma tahtsin kindlasti öelda, et see niinimetatud roheline mõtlemine või teistmoodi liiklemine on toonud meile ju ka või kaherattalised, ehk me räägime siin näiteks tõuksidest, et mis omakorda kindlasti tulevikus loob meile teistmoodi väljakutsed, kas või seesama turvaline punktist A punkti jõudmine või ka see näiteks, et ei minna purjus peaga tõukerattaga sõitma või valitakse õige kiirus ja õige rada, kus sõidetakse ja nii edasi, et kindlasti ka ütleme siis selle erinevate liikumisvahendite lisandumisega siia linnapilti, ükskõik siis kus linnas, toob meile jälle teistmoodi väljakutse. Ma lisaks veel juurde, et ma olen Taaviga väga nõus, mis ta ütles ennem, et just nimelt see, et ei pea vastandama ei raudteed ega maanteed, et ja tegelikult mida me teeme, et see on vigade parandus, see on minu arust väga täpne formuleering. Minu jaoks ei ole kunagi olnud kahtlust, et Eestis peab olema vähemalt 3, eks ole ju, 4-realist maanteed, mis on nagu üliolulised riigi toimimise seisukohalt, aga ma arvan ka üleüldse regionaalpoliitilises mõttes, eks ole, ütleme siis Tallinnast Narva, Tallinnast Luhamaale läbi Tartu ja siis Tallinnast läbi Pärnu Iklasse, eks ole ju, mis on ka tegelikult osa siuksest Eesti rahvusvahelisest liikumisest ja mitte ainult sellepärast, et seal oleks hea sõita, vaid et see oluliselt parandab ka tee ohutust, sellepärast, et väga palju ikkagi inimesi jätab mõttetult oma elusid just nimelt tänu sellele, et 2-realisel maanteel tehakse möödasõite ja tihtipeale on just need, eks ole, mis selle õnnetused endaga kaasa toovad ja lisaksin veel selle siia juurde, et Haapsalu raudtee, mina olen olnud alati väga positiivne Haapsalu raudtee suhtes, teades väga hästi, et see tõenäoliselt ei pruugi olla majanduslikult kõige mõistlikum, aga just regionaalpoliitiliselt on ta ülimalt vajalik, paremini ühendatud Eesti, kus on väga suur hajaasustus. Ei saagi olla kõik asjad, mida me teeme majanduslikult 100% tasuvad, aga need on ülivajalikud selleks, et inimestele tagada liikumine, tagada valikuvõimalused ja kas või sama näide, et tänapäeva tingimustes, kus on kaugtee võimalused suuremad, siis inimesed võiksid eelistada ka elada kuskil mujal, kui neil on head ühendused tagatud. Ja mis on oluline, need ühendused peavad olema jätkusuutlikud, säästlikumad ja raudtee on just nimelt see, mis seda võimaldab. Ja seetõttu ma arvan, et need otsused on ülimalt vajalikud ning selle läbi tõesti aitavad kaasa ka suuremates linnades tõenäoliselt liikluskoormust vähendada, aitavad kaasa sellele, et liiklussurmasid oleks vähem ja loomulikult, et meie õhk oleks puhtam. Ma tahtsin öelda, see liiklusohutus kindlasti on väga oluline, et ühel hommikul Pärnu sõites umbes 6 aega tagasi 7:45 tuli mulle vastu 11 trekat järjest, seal ei olnud ühtegi väikest autot vahel, nii et kui see ühel hetkel saaks raudtee peale ja seal on veel 4-realine maantee, mis on turvaline, siis võib-olla üks number veel, et täna hommikul seisuga on 41 hukkunut Eestis juba ja me teame, et meil on siin väga palju kuid minna veel, eelmine aasta oli see number kokku 60, nii et me liigume jälle siis väga halvas graafikus, me ise loodame, et see 40 oleks optimaalne, aga nii et kindlasti ohutuse mõttes on meil siin väga palju ära teha. Ma arvan, et liiklusohutuse mõttes me oleme tegelikult sellel ühel tasemel olnud juba päris mitmeid aastaid, et kus me jõudsime, ei saa öelda, et väga kiiresti, aga siiski päris korraliku tempoga. Me oleme isegi mõningate auhindadega siin Euroopa tasemel pärjatud selle. Ma olen ise üle andnud ühe. Tol hetkel oli, ma mäletan, sinu eelkäija oli tol hetkel Juhan Parts. Jah, et neid on ka hiljem olnud. Aga me oleme jõudnud nagu ühele platoole ja vaat siit ongi see, et nüüd siit edasi minna on vaja mingeid uusi käike, et nii nagu kunagi öeldi, et see, mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi, et me peame hakkama uute asjade peale mõtlema ja üks osa neist ongi meie ohutud põhimaanteed, aga loomulikult jälle, kui tuleme selle linna liikuvuse juurde tagasi, siis need uued võimalused on loonud ka uusi riske ja täna
meil üsna pea tuleb liikluskomisjon, eks me siis jälle kuuleme neid numbreid, aga kui me võtame õnnetusi, mis liikluses juhtuvad, siis aina rohkem ja rohkem on kaherattalistega, on ta siis jalgratas, on ta siis tõuks. Nii et õnneks seal ei ole väga palju selliseid surmaga lõppenud, aga haiglasse satub inimesi ikkagi suhteliselt palju, kui sa võtad seda, kui palju neid kasutatakse. Nii et siit ka kindlasti kõikides linnades uued väljakutsed. Ja noh, kui sealt jällegi natukene edasi mõelda, siis just nimelt me peame täna ikkagi vaatama kogu seda linna teistmoodi kui vanasti ja see hakkab ka sellest pihta kogu selle nii-öelda linna planeerimise ja linna planeerimise ümberkorraldamisega, et kui me täna räägime kas või nendest säästlikest lahendustest, säästlikest linnadest, siis väga raske on tegelikult neid muudatusi teha, kuna linnad on planeeritud hoopis teistmoodi. Auto on olnud ju tegelikult linna planeerimisel just nimelt, ütleme võib-olla siin ka mõne viimase kümnendiga just nimelt see keskne osa, et tegelikult linnad on nagu autode jaoks planeeritud, mitte nii palju inimeste jaoks, et kuidas nüüd seda mõtlemist muuta, et see on, kui me tahame rääkida säästlikumast liikumisest, siis me peame palju rohkem inimese selle nii-öelda lahenduste keskmesse tooma, mis ei ole sugugi mitte nii lihtne ja tihtipeale toob see endaga kaasa ka pahameelt, sellepärast et inimesed harjunud teatud asjadega ja loomulikult autodel peab olema samuti see võimalus linnas liikuda tagatud, et ma ei pea õigeks selliseid lahendusi, mis keelavad, eks ole, ära, et minule üldse käsud ja keelud absoluutselt ei meeldi, peab leidma alati nii-öelda optimaalseid lahendusi ja turg peab asjad paika panema nii palju, kui see on võimalik, mitte käsud-keelud, aga see ei ole sugugi mitte lihtne, ma saan väga hästi aru. Ja samas see avatus nendele uute lahenduste jaoks ka, ja mis on tulnud, et kas või võtame need samad tõuksid, ühelt poolt, eks ole, ongi väga, väga tore, et nad on tulnud, sellepärast nad pakuvad täiesti uut moodi liikumist, inimestele meeldivad. Ma arvan, et see on tulnud selleks, et jääda. Sul on ka teine koolkond, kes ütleb, et ei, et umbes keelame ära, et nad on ohuks ja nii edasi, aga ongi. Aga nad on ohuks siis, kui neid valesti kasutatakse. Sama asi, eks ole, püss, eks ole, kui sa valesti kasutad, on ta ka ohtlik. Samamoodi võib iga asi olla sul eluohtlik, kui seda valesti kasutada. Aga uute asjade puhul tihtipeale ei suudeta nii kiiresti kogu seda regulatsiooni, ka ohutusregulatsiooni paika saada, kui kiiresti ja kui plahvatuslikult nad omakorda nii-öelda on hakanud ühiskonnas levima. Et on selge, et kõnniteedel sõitmine, suure kiirusega sõitmine ja hoidku selle eest veel, eks ole ju, mis on nagu täiesti vale, et kahekesi sõitmine ühe tõuksi peal, et sellised asjad on lihtsalt need halvad praktikad, mis tuleb aidata välja juurida ja peaks olema see normaalne liikluskultuur, mis tagab maksimaalselt ohutuse nii tõuksiga sõitjale kui ka eelkõige jalakäijale ja loomulikult ka autojuhile, sellepärast et tõuksid võivad ka autojuhtide jaoks olla ohtlikud. Ja ma tahan lihtsalt öelda, et tuleb see õige positsioon paika saada, tuleb kõik see nii-öelda ohutussüsteem paika saada ja kõikide nendele uutele lahendustele peab olema koht tulevikus ja ka täna selleks, et linnatransporti efektiivsemaks muuta, et rohkem valikut pakkuda ja ma läheksin veel sammu edasi, mis kindlasti järgmise 10 jooksul hakkab meie linnasid natukene jällegi muutma, eks ole, droonid, et droonide kasutamine just nimelt osana ka ütleme siis linnatranspordi lahendustest, eks ole, me kõigepealt räägime siin ikkagi eelkõige mingisugusest kaubavedudest, eks ole, või pakivedudest ja nii edasi, aga täna juba ju katsetatakse ka edukalt neid droone, mis peaks inimesi linnas ka ühest kohast teise viima. Ma ei ütle, et see muutub järgmise 10 jooksul massiliseks, aga need lahendused hakkavad samuti olema osa meie linnast, nõuavad seda, et me hakkame neid planeerime ja näeme neid, eks ole, osana kogu sellest süsteemist ja mis nende eelis on jällegi, nad on osa nendest säästvatest lahendustest, nad on elektrimootoritel töötavad, eks ole, nad ei too endaga kaasa mingisugust saastet, tõsi küll, nad võivad endaga kaasa tuua seda nii-öelda müra või siis ütleme selliseid täiendavat sellist heli, et kõik need tuleb paika saada, aga mis on oluline, tuleb hoida nii-öelda pea avatud ja uute lahenduste puhul tuleb kiiresti tegutseda, et nad saaks nii-öelda meie kõigi jaoks võimalikult ohutuks ja nad leiaksid endale koha nende muude lahenduste hulgas ja sinna juurde tuleb veel kõik need isesõitvad autod ja mis võivad teenuseid pakkuda, need bussid, mis on juba täna liikluses ja mis omakorda veesõidukid samamoodi. Nii et täpselt samamoodi. Ja ega neid ei pea üldse vastutama üksteisele, et kunagi sellest oma praktikast, et kui me need kesklinnad, need bussirajad maha märkisime,
sellest tekkis küll tohutu poleemika ja noh, kõigepealt ühistransport sai paremini liikuma, aga teiseks, mis juhtus, oli see, et need, kes kasutasid kesklinna transiidina, transiitliikluseks, need hakkasid kesklinnast eemal hoidma, sest et noh, poleemik oli tohutu, eks ole, et nüüd ei saagi enam sõita ja mis iganes. Ja pärast need, kellel jälle oli vajalik autoga tulla kesklinna, ma tean päris mitmeid, kes ütlesid, et neil on nüüd palju mugavam, palju parem, sellepärast et see transiit on kadunud ja tulevad ainult need, kes tõesti peavadki tulema. Nii et need muutused võivad ka üksteist täiesti vabalt toetada. Tõepoolest, et kergliikurid on meil ka olulises fookuses, et kui me vaatame statistikale peale, siis me näeme, et kergliikurite õnnetusi on peaaegu sama palju kui ratturite õnnetusi sel aastal. Et plahvatuslik kasv on ja tähelepanu tuleb ohutusele kindlasti pöörata nii keskkonna osas kui teadlikkuse tõstmise osas. Aga ma tahaks tulla ühe väga põneva teemade ploki juurde veel, mis on saanud olulist tähelepanu nüüd eriti sel suvel. Teemaks siis uus Euroopa Liidu kliimapaketi ettepanek, mis saab väga ambitsioonikad eesmärgid kasvuhoonegaaside vähendamisel. Ja seal paketis on tõesti suur rõhk pandud nii sõidukitehnoloogiatele kui ka siis alternatiivkütustele. Küll aga pisut vähem on puudutatud seda, kuidas vähendada isiklikust sõiduautost sõltuvust ja seda eriti linnades. Et kui me vaatame siis suured Euroopa Liidu projektid nagu Rail Baltica, eelkõige keskenduvad rahvusvahelisele liiklusele, aga liikuvusest massiivselt suur osa toimub kohalikul tasandil ja linnapiirkondades. Ja sealt ka küsimus, et kuidas viia rohkem inimesi ühistransporti, jalgrattaid, ka uusi e-liikureid ja jalgsi käimist eelistama. No ma arvan, et kuidas inimesi viia rohkem ühistransporti, see tähendab seda, et lihtsalt see ühistransport peab inimesele mugavam olema. Eks seda siis hakataksegi rohkem kasutama, et meil on muidugi võimalus Hendrikuga nüüd päris mitmed päevad koos diskuteerida selle paketi üle ja ma arvan, et see saab olema päris huvitav diskussioon, et sest räägitakse ju ka sellest CO maksu toomisest transpordisektorisse. Tunnistan, et olen just hiljuti saatnud ühe kirja Brüsseli poole teele, kus ma väljendasin muret, et energeetikas on jõudnud asi nii kaugel, et see maks enam ei täida oma eesmärki tururegulaatorina, et seda süsteemi tuleb ümber mõelda. Ja kui me hakkame midagi tegema transpordile, siis me peame tegelikult nendest eelmistest vigadest õppima, et ikkagi paraku on nii, et selline sundimine ei tööta, ka sundimine läbi maksu tundub, et ikkagi tänapäeval enam ei tööta või teatud hetkedel ta lihtsalt ei tööta. Ja ma arvan, et me peame seda ka transpordis arvestama ja ma jõuan jälle oma jutu alguse juurde tagasi, ehk et me peame need alternatiivid tegema lihtsalt inimestele mugavamaks. Ma tooks selle kiiruse ka juurde ikkagi, et see kiirus on inimesel, aeg on kõige kallim vara, et see on siis üks mugavuse osa oleks, et loomulikult, et ta käib natuke seda trajektoori, mida mina tahan siis sellel hetkel ja siis ma kasutaks, aga võib-olla just uuringust ka, et siin ühistranspordi uuringus oli, mis kevadel vist välja tuli, oli ju see, et kus siis kõige rohkem kasutajate hulk suurenes, oli just kõrgema sissetulekuga inimeste seas, tõenäoliselt ongi see, et tal on kontor näiteks Tallinna kesklinnas siin ja ta tulebki trammiga on ju või sõidab bussiga on ju või tuleb Stokesiga näiteks on ju ja nii edasi kõik, et eks see ütleme see jällegi see infra, mis seal on juures, pluss siis loomulikult see ühistranspordi mugavus seal või kiirus juures, et siis ta tuleb, et selles suhtes see bussirada on hea näide siin ju tegelikult ka elektriautode puhul on, et teinekord vaatad, et Tesla läheb sust mööda paremalt poolt, aga Tesla on siis elektriauto ja saab ilusti kasutada ühistranspordi rada, nii et eks need väljakutsed on jah. Et see küsimus on tegelikult väga õige ja see mingis mõttes ka vastas selle esimesele küsimusele, mis meil oli, et
et noh, et mis on see Euroopa Liidu taseme, riigi taseme, kohaliku taseme roll, et noh, sama kui ma sellest paketist rääkimine, siis noh, tegelikult see nii ongi, et sa kujundad seda suuremat poliitikat läbi selle, eks ole, see mõjutab ka nii-öelda kohaliku omavalitsuse tasandit ja sealt tuleb need lahendused leida, et ei ole mõeldav, et Euroopa Liidu poliitikad, eks ole, just nimelt selgelt annaksid omavalitsusele käsu, eks ole, ju rohkem inimesi tuua siia või sinna, vaid seda peab seda sama tegema just nimelt kohalik omavalitsus selle raamistiku sees, mis on nagu, milles on kokku lepitud ja Euroopa Liidu tasand ehk siis ka Euroopa Komisjon teeb, eks ole, ju ettepanekuid, aga ettepanekud võetakse siis ühiselt vastu liikmesriikide Euroopa Parlamendiga, nii et noh, igal ühel on oma roll selles. Aga kuidas jah, inimesi rohkem rohkem tuua selle nii-öelda jätkusuutlikumate lahenduste kasutajateks, noh, Taavil on muidugi õigus, et see on see, et see teenus peab olema hea, mugav, kättesaadav. See on nagu esimene asi, eks ole, et noh, et kui sul on, noh, ma ei tea, ütleme, ühistransport on väga ülekoormatud, eks ole, ma ei tea, bussid, trammid on täis või ja seal ei ole nagu, ütleme, meeldiv, ei ole puhas, näiteks ma ütlen, siis noh, on selge, et inimest ei ole võimalik veenda, et see on tema jaoks kõige parem lahendus, aga see on kõik, ega see ei ole lihtne, seda väga lihtne rääkida, see kõik ju, iga selle asja juures on ka olemas hind, iga selle asja juures on olemas rahanumber, eks ole, ja noh, õnneks on meil täna ikkagi, noh, ma ütlen, see kõik need digitaalsed lahendused, digitaalsed võimalused, mida meil vanasti ei olnud, mis lasevad paremini mis annavad sulle paremat informatsiooni inimeste liikumisest, inimeste vajadusest ja lubavad paremini optimeerida kõiki neid nii-öelda ka ühistranspordiga seonduvaid teenuseid, kas või seda, kui bussi või trammi või ühistranspordi graafikud, ütleme siis üleüldse, eks ole, suutes ära tabada, millal on need tipphetked, millal on vaja sul, eks ole, rohkem neid tramme või busse turule tuua, ütleme siis linnaliiklusse paisata, millal on, eks ole, jälle vajadust vähem teha. Et kõik see optimeerimine on täna digitaalsete lahenduste läbi võimalik ja ma arvan, et see on kindlasti positiivne ja seda tuleb maksimaalselt ära kasutada. Ma arvan, seda optimeerimist tuleb juurde ja see on kindlasti üks osa sellest, mis siis aitab luua ka paremat ühistransporti, mis on inimestele meele järgi, mis arvestab inimeste vajadustega. Ja teine asi muidugi, ega me täna ei tea ka, kuidas see pandeemia mõjutab lõplikult inimese käitumist, tarbija käitumist, eks ole, ühistranspordi kasutaja käitumist. Et noh, esmase hooga võiks öelda, et see on tegelikult hoogu maha võtnud väga palju. Nimelt on inimesi, eks ole, kes pigem eelistavad mitte olla rahvarohketes kohtades, ka buss või tramm on tegelikult paljude jaoks võib-olla liiga rahvarohke. Ja kes eelistavad individuaalseid lahendusi ja mingis mõttes ka osaline vastus on see, et see sama pandeemia ajal, eks ole, on mingis mõttes plahvatuslikult kasvanud just nimelt nende inimeste osakaal, kes eelistavad jalgratast, kes eelistavad tõuksi, kes eelistavad muid individuaalseid lahendusi ja osa nendest ka jätkuvalt on võib-olla tagasi pöördunud, me oleme ka küsitluste järgi vaadanud autode juurde, kes võib-olla varem eelistasid midagi muud, kuna nad tunnevad ennast seal kindlamana. See pandeemia mõju ka inimese psüühikale ja tema käitumisele, see saab olema palju mitu aastat meiega, mida tuleb kindlasti arvesse võtta. Aga samas just nimelt see teine pool, et kui sul on võimalus, et ole ju kasutada mingeid muid lahendusi, siis seda ollakse olnud varmad tegema. Ja ma arvan, et see trend jätkub ja loomulikult see eeldab seda, et sul see infrastruktuur tuleb järgi, et sul on just nimelt, me ei saa rääkida seda, et kuulge, hüppake kõik ratta selga, kui meil pole rattateid näiteks, kui ei ole neid lahendusi, keegi julge seda teha. Siin 10-15 aastat tagasi, eks ole, rattur Tallinna liikluses oli rohkem nagu ütleme selline tsirkuseartist, eks ole ju, kes võib-olla isegi riskis eluga. See on oluliselt muutunud ja ma arvan, et järgmise 5 aastaga muutub see veel. Ja just nimelt ka seda, et arvestatakse seda, eks ole, et meil on ratturid, tõuksi sõitjad ja kõik, eks ole, on tekkinud rattateed, on tekkinud kergliiklusteed, uued lahendused. Et see kõik on omakorda olnud osa sellest linnaplaneerimisest, millest ka ennem juttu oli ja sellest teistsugusest mõtlemisest, mis peab looma selle keskkonna, et ma ütlen, et kui sul ei ole seda platvormi,
kus ei ole seda nii-öelda põhialust, eks ole, siis sinna ei teki ka neid lahendusi. Ja ma arvan, et täna on mõnel puhul olnud see, et need lahendused on tekkinud kiiremini kui see infrastruktuur, mis neid lahendusi peaks toestama. Ja ma arvan, et need ongi need sammud, mille läbi tegelikult on võimalik rohkem inimesi ka just nimelt säästlikumaid lahendusi otsima. Ja see on täpselt see, mis sa ka enne ütlesid, et need linnad on planeeritud teistmoodi ja uued lahendused tulevad palju kiiremini, kui on võimalik linnas teha mingeid ümberkorraldusi. Ja ausalt öeldes rattaid oli meil ette näha, eks ole, sellest räägiti pikalt, et meil on rohkem rattateid vaja. Aga see, mis on toimunud tõuksidega, ütleme nii, et 5 aastat tagasi tulnud keegi selle peale. See niuke transpordiliik saab olema linnas ja mis sellega kõik kaasneb, et polnud nagu niisugust ettekujutustki olemas. Et eks need linnad ongi natuke teistmoodi ehitatud. Tõepoolest, esmane fookus siis peaks olema nii taristu, keskkonna kui teenuste arendamisel, et suurendada ühistranspordi, kergliikluse ja jalgsi liikumise kasutatavust. Küll aga siit käis läbi ka vajadus maksumeetmeid üle vaadata ja palju on räägitud ka sotsiaalsete mõjude leevendamise nii-öelda kliimafondist. Millega tegu on, Hendrik? Kliimafondi puhul on tegelikult lihtsustatuna võiks öelda, et see koondab endast 2 asja, eks ole, ühelt poolt aidata kaasa jätkuvalt nii-öelda jätkusuutlike lahenduste kiiremaks kasutusele võtuks, mis toestab siis kõiki neid uudseid lahendusi ja loomulikult aitab kaasa ka selle rohepöördele ja kogu sellele, et meie ühiskonnad tervikuna vähendaksid koormust keskkonnale. Aga see teine pool, eks ole, mis on isegi tähtsam pool, on see, et kõige sellega kaasnevad ka täiendavad kulud, millest on ka juttu olnud ja loomulikult võib see mingit hulka inimesi ka rahaliselt tõsiselt koormata ja mõte on, et see oleks siis selline fond, mis siis aitaks toestada neid inimesi, kelle sissetulekut see kõige enam mõjutab. Ja see oleks siis selline toetusskeem, kus seda raha siis ka läbi nende erinevate maksude korjataks ja mida siis saaks solidaarselt jagada. Selle aasta liikuvusnädala teema on liiklusohutus ja tervis. Eesti liiklusohutus baseerub nullvisioonil ja eelkõige, nagu siin ka rääkisime, liiklusohutus ja ka tervislikud liikumisviisid sõltuvad liikumiskeskkonnast. Kuidas luua sellist liikumiskeskkonda, mis julgustab rattaga ka igapäevaselt lühematel distantsidel liikuma? Eelkõige vaataks just selle ohutuse perspektiivist. Taavi. Rattateed. Hästi lihtne vastus. Kiiver pähe. Esimene aga ega siin nüüd ongi, et kui me jälle tõivame nende tõukside juurde, eks ole, et me kõik teame, et tegelikult täna ohutuse koha pealt seal on probleem. Linnad püüavad jällegi ju erinevalt siin läheneda. Kui võtame siin, ma ei tea, Soomes Helsingi, eks ole, et nädalavahetusel ära keelata, et oleks vähem alkoholijoobes õnnetusi, eks ole. Et päris drastilised meetmed tegelikult, aga ühelt poolt kindlasti võimalused ehk siis on see taristu ja teiselt poolt on see teadlikkuse tõus ja kindlasti ka sellised lahendused, nagu me oleme Eestis välja pakkunud, näiteks veapunkti süsteem ehk et nii nagu ma enne ütlesin, et me oleme jõudnud kuskile tasandile, meil on vaja teha mingid järgmised sammud, et sealt tasandilt edasi liikuda. Vastasel korral me sinna jääme ja oma liiklusohutust paremaks ei saa ja ka nende lahenduste jõustamine kindlasti on hästi oluline, sest täna me teame, et meil ka nende tõukside kohta
liiklusseaduses paragrahvid olemas, küsimus on ainult selles, et kuidas me neid rakendame, et milline on suutlikkus korral teostada järelevalvet, et see kindlasti on ka probleem. Kindlasti see niinimetatud tõuksifirmadega koostöö on oluline, et me tuleme oktoobris ka teatud ettepanekutega Vabariigi Valitsuse liikluskomisjoni, aga võib-olla praegu neid veel siin ei avaks, aga mis küll ühe võib-olla välja tooks, et siin on räägitud ka avalikus ruumis hästi palju üleüldise linnas kiiruse vähendamise osas ja ma tooks siia juurde veel tegelikult seesama tõukside kiiruse vähendamine teatud siis võib-olla ajaperioodidel, et ma ei tea, kas Eesti peaks olema näiteks, et reede õhtu üldse keelaks ära tõuksid, aga võib-olla teatud kiiruse vähendamine oleks küll seal abiks, et ega ju tõuksiga väga kiivriga sõitma ei minna, on ju, nii et sellised asjad. Aga ma tahaks endise linnapea käest küsida, et kuidas sina suhtud sellesse üldise liikluse kiiruse vähendamis linnapildis ja kas see aitaks ohutusele linnas kaasa? Ma olen 100% kindel, et see aitaks kaasa. Ja ma suhtun sellesse positiivselt ja ma mäletan, et kunagi Tallinnas on isegi tehtud üks küsitlus selle kohta, et kas peaks vähendama. Ainult, et see küsitlus korraldati totaalselt vales kohas ehk kaubanduskeskustes, selles kohas, kus inimesed käivad autoga ja küsitleti autojuhte ja loomulikult oli ette teada, mis vastus sealt siis tuleb. Et seda nagu niimoodi ei olnud ilmselt mõistlik korraldada. Ma arvan, me paratamatult varem või hiljem jõuame sellesse olukorda, et on piirkondi, kus kiirus peaks olema väiksem. No, hästi lihtne linnas töötamise kogemus on jälle see, et meil siin ütleme 10 aastat tagasi, natuke rohkem, natuke vähem, oli tohutu probleem teede kvaliteediga. Auk oli augus kinni. Ja kui need teed hakkasid korda saama, ehk et kui enam auku ei olnud, siis hakkasid inimesed tahtma muhku. Sest et kui auk oli, siis pidi aeglasemalt sõitma, kui auku enam ei olnud, sai kiiremini sõitma ja siis need, kes tundsid ennast ohustutuna, arvasid, et tehke nüüd künnised, et ei kihutataks. Et jah, see tegelikult näitab, et kiirused linnas on kasvanud ja ilmselt sellega tuleb midagi ette võtta. Ma selle viimase mõtte peale või selle, mis puutus seda kiirust, mida sa Kaidoga küsisid, et see on praegu nagu üleüldine trend, et see ka nagu erinevates teistes linnades Euroopas on võetud kasutusele 30 piirang, ka meil Brüsselis rakendatakse seda 30 piirangut ja meie eksperdid on ka öelnud seda, et liiklusohutusele on temast kindlasti kasu, ja see on ka, ütleme, selgelt teaduslikult tõestatud just nimelt kõik need pidurdusmaad ja see, et inimesi hukkub ka väga palju sellesse just nimelt linna kontekstis, eks ole, ja tihtipeale võib olla see kiirustamine üks põhjus selleks, et jah, see trend on olnud selge ja ma arvan, et teatud lõikudel on see igati mõistlik kesklinnas ja nii edasi. Edasi on juba küsimus jälle, kuidas kokku leppida ja kui kaugele seda viia, eks ole ju, võib-olla terve rinna piires, aga see on juba kohalike inimeste otsustada ja see siin ei peagi kaugemale minema, lihtsalt ütlema, et tervikuna on see õige suund. Aga ma tahtsin selle nullvisiooni juurde tagasi tulla, et see on ka meie liiklusohutuse strateegia, ütleme selline nurgakivi, et vähemalt aastaks 2050 jõuaksime me sinna, et ei oleks ühtegi liiklussurma, väga palju liiklussurmasid on ikkagi selgelt välditavad ja nagu sa Kaido enne ütlesid, et 41 inimest on Eestis oma elu kaotanud liikluses, see on 41 inimest liiga palju ja seda tõesti on kahetsusväärne, et see nii on. Aga mida see tähendab? See tähendab seda, et siin on 3 nagu sihukest põhilist fookust, eks ole, esiteks on sul see taristu kvaliteet, ka me täna ikkagi liigume nutikama taristu suunas, mis kindlasti aitab kaasa, aga ka see, et sul on ta heas kvaliteedis, et sul ei ole neid auke, et sul, eks ole, on selgelt maha pandud rajad ja nii edasi. See on üks faktor. Teine faktor on loomulikult sõiduvahendid
ja see eeldab seda, et sõiduvahendeid ka kontrollitakse, et ülevaatused on tehtud, et ei ole kehva kvaliteediga sõiduvahendeid, sest et need on ka tihtipeale allikaks selleks, et inimesed kaotavad oma elusi liikluses ja kolmandaks on siis see inimfaktor ehk siis juht ja tema koolitus ja see, et hakata pidevalt nii-öelda ennast ka täiendaks, eks ole, ja arvestaks ka nende nii-öelda uute arengutega, mis liikluses toimuvad. Et see on nagu mingis mõttes hästi oluline. Ja see küsimus oli sul ka see, et kuidas tagada kõikide liiklejate ohutus. Liikluskäitumine on kindlasti üks väga oluline osa sellele kõigele nüüd otsa veel, eks ole. Ja vaata, see liikluskäitumine peab muutuma, et kas või see, eks ole, et aastakümneid ju autojuhid olid ainukesed, kes liikluses olid ja rattur oli pigem mingisugune siuke segav faktor. Täna on, eks ole, ratturid ja peale seda ka tõuksi sõitjad ja kõik muutunud osa sellest ühisest liiklusskeemist, mis tähendab, et ka siin ka autojuhtide liikluskäitumine peab muutuma. Et samamoodi see puudutab ka neid rattureid, eks ole, et mina olen jalakäija. Mul on õnn iga päev hommiku tööle jalutada, vahest ka koju, tihtipeale on ka õhtul mingisuguseid muid kohustusi, aga kui saab, siis ma saan oma enam-vähem tunniajalise jalutuskäigu päeva jooksul ära tehtud ja seetõttu ma näen ka väga palju, mis seal ümber toimub, eks ole. Sul on, eks ole, autojuhid, kes ka täna ratturitest välja ei tee. Sul on ratturid, eks ole, kes elavad oma viha autojuhtide peale välja ja siis on sul see jalakäija, kes saab nüüd igalt poolt kotti, kui nii öelda. Et ega need ratturid, kes on autojuhtide peale pahased, eks ole, sest autojuhid on loomulikult nendest tugevamad, näitavad oma tugevust siis seal jalakäija suhtes ja mul on mitu korda olnud niimoodi, et vaata, et ratas sul otsa ei sõida ja nüüd on veel see, eks ole, et ma pean ka tõukside eest ära minema, et ma käin küll kõnnitee peal, mis oleks justkui nagu minu tee, aga siis tuleb tõuks päris suure kiirusega vastu ja loomulikult mina olen see, kes peab sealt nagu eemale minema. Ja see on ka see liikluskäitumine, et ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Samamoodi peab see muutuma. Et eks see tervikuna on, et minu Taavi ütles ka ennem, et see on see, et siukse kohanemise küsimus, eks ole ju, ja aru saama ja siin ongi see, et igaüks peab oma rollis tunnetama rohkem oma vastutust ka teiste suhtes. Et see on natukene Eestis jäänud tahaplaanile ja ma arvan, et see pandeemia on nagu ideaalselt näidanud, et selles osas on meil ühiskonnas üleüldse tugev defitsiit, eks ole. Et see ei ole nüüd see teema siin, aga et kas see siuke asi, et inimesed eelistavad mitte maske kanda. Samas maski ei ole sul vaja mitte nii palju sinu jaoks, vaid maski on vaja selleks, et sa teist inimest ei nakataks. Ja see tähendab seda, et sul on vastutus ühiskonna suhtes. Ja samamoodi ka liikluskäitumise puhul me oleme väga-väga individualistlikud ja lähtume tihtipeale ainult sellest oma õigusest ja lähtume sellest, et teisi nagu pole olemas. Aga just nimelt see siukene, ütleme siis paremini koos olev ühiskond üleüldse aitab ka sellele kaasa, et kõikidel liiklejatel on turvaline liigelda. Ma tahaksin Hendrikut toetada, et siin on alati hea pöörduda klassikute poole. Sellised kuulsad mehed nagu Ilja Ilf ja Jevgeni Petrov ühes oma legendaarses raamatus juba 100 tagasi ütlesid, et parim osa ühiskonnast need on jalakäijad. Täpselt õige. Aga ma tahaks ka rääkida natuke trendidest selles vaates, et ma olen ka nõus, et tihti maailm pöörub kiiremini, kui me ise muutume ka liikluses, et ütleme, ja tark taristu on tulnud, et jääda on ju, aga et üks näide, härra minister sõidab ka palju Tallinn-Tartu maanteed ja sa oled ka vist tähele pannud näiteks seesama 4-realisel, kus on loomade ülekäigu rajal, et justkui läheb 100 peale ja kui kuskil on siis loom, läheks justkui nagu 70 peale, aga siis ikka keegi sõidab sus 120-ga veel mööda, et need trendid on kindlasti ka samamoodi turvalisuse ohutuse mõttes, et vaja varjumist ja seal on ka, ma võin juba etteruttavalt öelda, et seal on ka juba vähemalt 3 väga tõsist avariid juhtunud põdraga, nii et veel kord me võime targa taristu teha, aga kui me märkides kinni ei pea, kui me lastetuba ütleb, et ei, et midagi ei juhtu, lasta vilgub seal, siis jah, see on ka paha. No tegelikult mina võin sulle selles mõttes vaidleks nagu vastu, et kui seal on see ühekordne märk, hoiatus, et 100-le vähendada
ja siis sellest väga kinni ei peeta. Ei peeta. Aga kui on topelt ja esimene märk on juba, annab signaali, et on oht, hakkab vilgub seal ees, siis mina ei ole küll kedagi näinud, kes seda eiraks või kiirust maha ei võtaks. Aga ju siis on olemas. Statistika toetab mind. Nii, aga nüüd me oleme päris palju rääkinud ühistranspordist, kergliiklusest, jalakäijatest. Tuleme ühe kuuma teema juurde veel, milleks on sõidukid. Et kui me mõtleme transpordisektori kasvuhoonegaaside peale, siis isiklike sõidukitega on circa 60% sellest seotud. Ja tõesti, modaalnihet saavutada, inimeste harjumisi muuta on päris pikk tee. Ja selle jaoks tuleb samme astuda juba täna nii ühistranspordi kui vastava taristu ja teenuste arendamisega. Küll aga, et kui me vaatame Eesti sõidukiparki, siis see on täna üle 10 aasta vana ja kui me vaatame täna ka uute sõidukite peale, siis need uued sõidukid, mida soetatakse, on Euroopa keskmisest circa 20% kütusekulukamad. Mille pärast see nii võib olla ja kas siin on midagi, mida oleks võimalik teha, et neid eelistusi suunata? Ma arvan, et siin on 2 tüüpi põhjuseid, et ühed subjektiivsed, teised objektiivsed. Et kõigepealt Eesti ajaasustus on kindlasti selle taga, et ostetakse, milliseid sõidukeid ostetakse. Kindlasti on selle taga ka maksupoliitikat, milliseid sõidukeid soetatakse. Ja see, et meil on suhteliselt palju vanu sõidukeid, eks see tuleneb ka meie jõukusest või mitte jõukusest, et miks inimesed teise või kolmanda ringi sõidukeid endale soetavad. Nii et siin on palju asju, et ma arvan, kui me mõtleme üleminekust, eks ole, siis näiteks Maltal, ma kujutan ette, ei ole väga suur probleem elektrisõidukitega päev otsa ringi sõita. Põhimõtteliselt kõik vahemaad on läbitavad ja 3 korda. Ja seal selles mõttes elektrisõidukil üle minna, pluss eks ole kliima on veel selline, et talvel ei pea autot suurt soendama, eks ole. Et seal on see kindlasti palju lihtsam, meil on see kindlasti palju keerulisem. Selles mõttes Eesti on olnud kogu aeg seisukohal, et tuleks arvestada riikide erinevusi kliimaeesmärkide saavutamisel, et paraku nad on, me ilmselt täna veel laevandusest ei jõua rääkida, eks ole, aga siin on veel see teine pool, et meil on teinekord ka jääd siin, ja nii edasi, et see on juba palju asju, mis meie jaoks teevad võib-olla midagi palju keerulisemaks. Aga kindlasti ka niimoodi hästi subjektiivselt, siis eks see põhjus on suuresti ka selles, et kust ühiskonnast me tuleme ja kuigi põlvkond hakkab varsti mööda saama, aga ju natukene veel seda mõju ka on. Ma tulen enne siia ametisse saamist autoärist ja seal oli automüüjad alati ütlesid 2 asja, et kui hind on sobiv ja elektriauto puhul läbisõit on vähemalt 500 kilti, et siis küll need inimesed kolivad kõik elektriauto peale ära. Et täna vaatame, autod suudavad juba 400 kilti sõita, nii et eks see murrang tuleb ära. Ma ise olen linnapiirdis mõtlenud ka seda, et väga head teenäitajad on tegelikult need samad Boltid, Elmorendid, kõik, kes on elektriautod, nii et kui ma saan ühe kogemuse ära ise selle roolis olles, siis ma tõenäoliselt võin ühel hetkel hakata ka seda elektriautot ise omama. Ja kindlasti on eelis täna see ikkagi seesama ühistranspordi raja peal sõitmine näiteks, mis annab ka sulle kiiruse ja parkimise ka vist kesklinna piiris. Nii et nii ta on, jah. Aga kindlasti ma olen ka eelkõnelejaga nõus, et see maksupoliitika ja kõik muud peaks siin ka toetama seda, nii et siis ta nii on. Jah, see eestlane ja auto, see on selline huvitav, ma kujutan ette antropoloogiline uuring, et tundub, et meil on autoga mingi sarnane suhe nagu ameeriklastel, et see on mingisugune vabaduse ja staatuse sümbol, et sellepärast on ka see, et soetatakse suuri võimsaid autosi ja teiselt poolt ka väga jõuline selline autostumine ja loomulikult ka ütleme, see on nagu selline kohustus. Muidugi ma arvan, see oli omane ka teatud põlvkonnale, kindlasti ka minu põlvkonnale ja need, kes on ütleme siin täna, eks ole, ju ka sellises
heas varajases keskeas, et noh, tulles Nõukogude süsteemist, siis see oligi nagu selline noh, mingis mõttes tõmbasid nagu piiri vahele, eks ole ju. Ja see kuidagi kujunes selliseks ja see kujunes ka selliseks, nagu õieti ka Taavi ütles ja Kaido, et eks maksupoliitika on olnud selline väga teistsugune võrreldes muu Euroopaga. Eestis klassikalises mõttes automaksu ei ole, samas ei ole nagu päris tõsi ka, sellepärast, et meil on suhteliselt kõrge kütuseaktsiis, eks ole, mis noh, justkui natukene kompenseerib seda, aga noh, tervikuna ma arvan, et see on kindlasti olnud alati üks selline arutelu objekt, aga kuna jällegi see eestlase erisuhe autoga, siis selle automaksu kehtestamine, ma kujutan ette, poliitikutele on paras pähkel ja noh, eks see on valikute küsimus, eks ole, et kindlasti see üleminek puhtamale autopargile, noh, see on möödapääsmatu, sinna tulevad kõik need kliimaeesmärgid ja kõik muu, eks ole, aga autotootjatele, noh, see on juba täiesti teine teema, eks ole. Elektriautot, jah, täna on ka väga palju väljakutseid seoses elektriautodega, hoolimata sellest, et inimesed üha rohkem ja rohkem neid hangivad. Kaido, sinagi ütlesid, et noh, täna elektriauto sõidab bussirea peale, kui neid elektriautosid oluliselt rohkem tuleb, siis tõenäoliselt tuleb seda ümber vaadata. et siis sellel ei ole enam võimalust, sest see nagu varsti bussirajad ka, nii et busski enam sinna ei mahu, eks ole. Aga seda vist noh, nii kiiresti ei juhtu. Ja samas on selge, et see on üks lihtsamaid lahendusi ka selle aitamas kaasa rohepöördele, et tuletame ikkagi meelde, noh, sa ütlesidki ennem, et 60% jah, et me siis kõikidest heidetest siis 25%, umbes 26% on transport, eks ole, ja sellest transpordi seest, eks ole, on tegelikult autod on noh, kuskil 72, eks ole, 73, noh, see sõltub niimoodi. Ja sellest moodustavad siis ka suure osa just nimelt erasõidukid, nii et noh, see on see täiesti arvestatav osa sellest kogu globaalsest nii-öelda CO2 emissioonist ja on selge, et miski peab muutuma. Elektriautode puhul, ma ütlen, väljakutseid on palju ning noh, jättes kõrvale siin ka see tavapärane asi, eks ole, hind, siis kaua ta mitusada kilomeetrit suudab läbida ja loomulikult laadimise aeg, eks ole, noh, siis sinna juurde ka puht energeetilised küsimused, ka võrgu suutlikkus tagada kõikidele elektriautodele siis laadimisvõimalused. Meie Euroopa poliitika on siin väga toetav, sellepärast, et osana sellest, mis siis Fit to 55, ma ei teagi, mis eestikeelne tõlge on, et osana sellest paketist, eks ole, oli ka meiepoolne ettepanek, mis oli siis seotud just nimelt laadimispunktide loomisega nii siis elektriautodele kui ka siis perspektiivis ka vesinikul sõitvatele autodele, mis on tegelikult täna üks suur puudus, miks elektriautosid rohkem ei ole kasutusele võetud. Autotootjad, eks ole, nende jaoks on see nagu ülioluline. Ma suhtlen väga palju ka autotootjatega ja nende jaoks kohustuslikud eesmärgid liikmesriikidele just nimelt aitamaks kaasa siis selle laadimistaristu loomisele, mida ka kaasfinantseeritakse Euroopa Liidu vahenditest võimaluse korral. Et see on nagu A ja O selleks, et see mingisugune muutus saaks toimuda. Ja see on see vana muna ja kana küsimus, eks ole ju, aga tõsiasi on see, et see kõik peaks nagu kaasa aitama sellele, kui ruttu see kõik muutub, eks me näeme, et paljude autotootjate puhul ka on tegelikult lõpetatud sisepõlemismootori edasi arendamine ja siis keskendutakse muudele lahendustele. Mina isiklikult ja ma olen seda ka kunagi nii-öelda maha vaikinud, usun sellesse, et ma näen pigem elektriautosid kui sihukest vahepealset etappi. Ma näen palju rohkem perspektiivi vesinikel sõitvatel autodel, aga täna me ei ole tehnoloogiliselt sellel tasemel. See tehnoloogia ei ole nii kaugel arenenud kui näiteks täna elektriautode tehnoloogia. Samas kõik, mis on seotud akudega, ka see on täna ikkagi elektriautode puhul tõsine küsimus, aga lõpetades akude utiliseerimisega, jättes kõik selle muu kõrvale. Ehk siis päris suured muutused kogu selles autotootmises on tulemas. Euroopa autotööstus teeb kindlasti ka suuremat pööret. Elektriautod muutuvad kindlasti lähiaastatel rohkem odavamateks, tõenäoliselt ka efektiivsemateks. Ja loodetavasti see kõik aitab kaasa sellele jällegi, et meie linnad muutuksid meie kõigi jaoks puhtamaks. Nii, aga nüüd on aeg nii kaugel, et viimased tähelepanekud ja aeg hakata kokku võtma meie vestlust.
et täna siis rääkisime esiteks, millised on Euroopa Liidu ja riigi tasandi rollid liikuvuse kujundamisel. Jõudsime sinnani, et eelkõige ühtsete kokkulepete kehtestamine ja suuna näitamine. Rääkisime Euroopa kliimapaketist ja seda, kuidas rohkem inimesi ühistransporti rattaga ja jalgsi liiklusesse saada. Ja seal eelkõige nägime, et sobiv keskkond ja teenused on see võti, millega liikuma hakata. Puudutasime ka kliimafondi ja sotsiaalsete mõjude leevendamise teemat, mis siis kaasneb rohepöördega. Ning samuti rääkisime liiklusohutusest ja tervisest. Nüüd samuti siis kergliikluse fookuse ja kontekstiga ning samuti tähtsustasime Eesti autoparki, et autopark tõepoolest moodustab suure osa siin meie kasvuhoonegaaside heitmest ja tõepoolest teema on see, millele tähelepanu tuleb pöörata. Meiega täna vestlesid Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor härra Hendrik Ololei, majandus- ja taristuminister härra Taavi Aas ja Transpordiameti peadirektor härra Kaido Padar. Aitäh ja head liikuvusnädalat! Aitäh! Aitäh!